It goes electric wavy when I turn it on. Tehtud. Meil oli nii tore oli kokku saada. Meil oli 8-st, küll oli kohal 3, sest et 3 tüdrukut ütles, et ei saanud tulla ja 2 tõenäoliselt ei saanud veel infot kätte, aga nii vahva oli nende esimese 3 tüdrukuga kokku saada ja oktoobrist alustame. Ma nii tunnen, et see on nii väga selline asi, mida ma teha tahan, et mul on selle üle nii hea meel. Aga nüüd on kell 5 saamas ja nii ilus päikesepaisteline ilm on. Kõik ütlevad, et mitte kõik ei ütlevad. Ma loodan, et see ei ole veel selle sügise viimane soe ilm, sest et milline mõnu. Ja nüüd ma lähen ema juurde ja trigin oma rahvariided ära, sest meil täna õhtul on esinemine Pühajärvel ja siis ma lähen koju, nii et Tšapi! Nunnud! 8 koos! Oot! See on reaalselt nagu Tšapi kogu aeg teeb niimoodi. Tšapi on see suurem koer. Ta tuleb vastu, tal peab alati midagi suus olema. Ükskõik, mis see on. Nii et ma ei anna sulle seda. Teeme Eesti puhtaks, teeme maailma puhtaks. Ettevaatust. Sul on. Kusjuures see, mis Tšapil on. Tšapi! See on mu bandana, see on mu pearätt. Kus sa said selle? Ilane. Mu ema ütles, et paljud on veel öelnud sellist asja, et sellel aastal, sellel aastal õunad mädanevad õunapuu otsa ära. Ja päriselt meil on selliseid õunu, on peaaegu kõik õunapud täis ja ma ei saa aru, millest see võib olla. Ja kui me neid riisusime nende alt puude alt, siis oli niimoodi, et see õunakest, see ära mädanenud õunakest oli täiega tugev. Ja ma ei tea, milles on, siit võib küll tulla head õuna. Tšau! Sinu kallis ema! Palun oota kõigepealt, ma annan need. Ja ma kiirelt teen, kuna me läheme esinemisele, siis võib-olla paljud inimesed mõtlevad, et rahvariided võivad olla ükskõik millised, aga tegelikult ei ole. Emal on seljas siis Otepää rahvusmustriga, on ju, seelik. Siis abielu naistel peab olema ees põll, tanu ja siis on kõik, eks ju. Ja. Siis alati on vaja panna broš. Vöö ka, aga vööd ei ole. Aha, vööd ka ei ole. Sa näed väga kaunis välja. Aitäh. Sa oled üle enamus oma elust rahvariided ju kandnud. Just, olen küll. Sa ainus meie perekorrast, kellele tanu sobib. Sinule sobib ka. Ei sobi üldse. Kuule, aga seal näeme siis. Okei. Igal juhul, kui enne seda, kui ma abielluma hakkasin, siis oli põhiasi, mida oodata, mida me kõik ootasime, oli see, et ma saaks hakata tanu kandma, aga kahjuks see tanu absoluutselt ei sobi mulle. Nii et enamus esinemistel ma ikkagi tanuga ei ole, nii et selline suguvõsa mul. Ja selline. Täna meie esinemisel on ka, ma arvan, et ma võin öelda, minu kõige suurem fänn.
jaa. Tšau. Ta on ka, ma arvan, et kõikidest nendest tuhandetest, mis kokku on kuulatud mu laulu, sa oled vähemalt mingi pool sellest. Kindlasti. Nad helistavad mulle vahepeal ja siis küsivad selliseid asju, näiteks nüüd, te helistasite, aga ma ei võtnud vastu, et millistest raadiotest saab tellida, on ju neid lugusid ja ma arvan, et sul on kõik laulud peas, see oli tore. Tema on tegelikult Kätlin, tema on minu onupoja naine. Need on tema lapsed. Hullud kiiresti läksid minema. Ja meil on natukene aega, täna te olete siis vaatajate rollis, on ju, mitte mängijate. Väga hea, seda läheb ka vaja. Meil on natukene veel aega ja siis me lähme juba lavale, nii et tšau. Thanks, et oled mu siin elus. Adam, what are you doing? Mida sa teed? Vaatad naabrid või? Jah. Öösel. Kell on 11 ja not gonna lie, ma olen päris sodi omadega. Jõudsin just koju ja siis vaatasime Adamiga lõppu mingi see, me hakkasime eile vist. Täitsa pekkis Adam, no. Ma olen nii uhke su üle. Me hakkasime eile vist kogemata vaatama või üleeile mingisugust täiesti sõgedat komöödiat ja nüüd lõpetasime ja see on täiesti jõuluteemaline ja nii arvas oli, aga mul on veel nii palju teha, aga ma täna ei jaksa, nii et ma lähen hoopiski ära magama. Nii et head ööd ja thanks, et vaatasite jälle.